Nüüd Venemaa-Ukraina sõja juurde. Euroopa Liidu välisministrid kohtuvad Küprosel, et arutada, kuidas läheneda võimalikele tulevastele läbirääkimistele Venemaaga, kuna Ukraina soovib, et Euroopa astuks vahendajaks nüüd, kui USA keskendub Iraanile. Euroopa ministrid arutavad eeldatavasti võimalike läbirääkimiste eeltingimusi ja seda, mis oleks Euroopa eesmärk, kui liit otsustab läbirääkimistesse astuda. Kremli teatas hiljuti, et Venemaa president Putin on avatud läbirääkimisteks Euroopaga, samal ajal kui Ukraina president Zelenski on avalikult kutsunud Euroopat diplomaatilisse protsessi kaasama. Samal ajal kasvab mõnes Euroopa pealinnas hirm, et sõda võib levida Ukrainast kaugemale ja Putin võib otsustada konflikti laiendada. Hiljuti on Venemaa teinud avaldusi Balti riikide vastu, ähvardades pommitada otsustuskeskusi Lätis ja süüdistades riiki Ukraina droonioperaatorite majutamises. Õhuhäirekellad kõlasid Leedus eelmisel nädalal pärast seda, kui kahtlustatavad Vene droonid lähenesid Valgevenele. Nüüd pöörab Venemaa välisluureteenistuse SVR juht narratiivi ümber, süüdistades NATO sõjalist allianssi suuremahulise konflikti ettevalmistamises idas. Meiega liitub arutelu jätkamiseks erru läinud kindralleitnant Ben Hodges, endine USA maaväe Euroopa väejuhatuse ülem, kes on meiega Frankfurdist. Kindral Hodges, Euroopa ametnikud võivad olla mures, kuid kas see on Venemaalt tegelik koht? Nad on juba proovile pannud NATO otsustavust, lennutades lennukeid taevas. Aga veelgi pinget tõstes ja riskides tegeliku eskalatsiooniga NATO riikidega. Kas Venemaa saab seda endale praeguses sõjaetapis lubada? No, Nicole, ma arvan, et Venemaa üritab hirmutada Euroopa riike, et nad loobuksid Ukraina toetamisest. Materiaalne toetus, samuti diplomaatiline ja tehniline toetus, need on asjad, mida Venemaa tahaks näha Euroopast lõpevat. Aga eurooplased mõistavad, et Venemaa ähvardab neid alati. Ja nad mõistavad ka seda, et parim viis end Venemaa rünnaku eest kaitsta on see, kui Ukraina suudab Venemaad edukalt lüüa. Seega ma ei usu, et need viimased Venemaa ähvardused neid ära hirmutavad või heidutavad. Et arutada võimalikku diplomaatilist rolli seoses sõjaga. Mis on praeguseks tegelikult muutunud? Välisministrid kohtusid Küprosel, et arutada, kas nad tahavad sekkuda ja kus need punased jooned võiksid olla. Aga miks just nüüd? Miks nad tulevad selle läbirääkimiste laua taha või üldse arutavad selle juurde tulemist? No, ma arvan, et osaliselt on asi selles, et nad mõistavad, et Ameerika Ühendriigid on sellest taandunud. Ma mõtlen, välisminister Rubio ütles hiljuti, et kui keegi teine tahab selle üle võtta, siis nad võivad selle saada. Seega on selle USA administratsiooni poolt tegemist täieliku juhtrollist loobumisega. Ja taaskord eurooplased mõistavad, et nende enda huvides on aidata kaasa sellele, et see sõda lõppeks edukalt, Ukraina võidaks Venemaa üle. Ausalt öeldes ei ole ma kunagi aru saanud, miks eurooplased ei olnud kaasatud. Ja märksa olulisemal viisil diplomaatilistes pingutustes kuni praeguseni. Sest oli selge, et Trumpi administratsiooni lähenemine oli väga tugevalt selle poolt. Või võttis Vene vaatenurga, ütleme nii, mis ei oleks Euroopale hea tulemus. Seega on see Euroopa liidrite poolt õige otsus sekkuda ja juhtida läbirääkimisi, sest nemad peavad nende tagajärgedega elama. Te ütlete, et ei ole tingimata tõelist ohtu, et Venemaa tungib mõnda neist NATO riikidest, aga kuidas on lood mujal Euroopas? Ei ole NATO liige, ei ole EL-i liige. Tegelikult tungis Venemaa sinna juba 2000-ndate alguses. Ma räägin Gruusiast. Kas Gruusia võiks olla järgmine sihtmärk, nagu paljud analüütikud arvavad, et see oleks Putini jaoks madala riskiga samm, mis võiks tegelikult näidata Kremli jõudu ajal, mil neil seda vaja on? Noh, ei, see on väga hea küsimus. Aga tegelikult, kui korraks samm tagasi astuda, siis venelased on tegelikult sõjas Euroopa ja ülejäänud naabritega. Ma mõtlen, nad ei mõtle sellele tingimata kineetilises mõttes, aga nad kasutavad kõike, alates ähvardustest, spionaažist, sabotaažist, valeinfost, kuni tuumarelvade kasutamise ähvardamiseni, et oma naabreid hirmutada. Õhuruumi rikkumised droonide poolt, veealuste kaablite ja torujuhtmete hävitamine. Need on asjad, mida nad on viimastel aastatel Kesk- ja Lääne-Euroopa vastu teinud ja kuni riigid ei leia viisi,
kuidas Kremlile vastu astuda ja tagajärgi põhjustada, jätkub see kõik. Ma arvan, et on täiesti võimalik, et nad võivad pöörduda Gruusia vastu. Teate, aga ausalt öeldes on neil juba Gruusias võimul sõbralik valitsus, mida juhib partei Gruusia Unistus, mis on Gruusia valitsev partei. Nii et ma ei tea, mis kasu neil oleks seal täiendavat jõudu kasutada. Nad juba okupeerivad 20% Gruusiast. Nii et ma ei tea, kui tõenäoline see on. No te ütlesite, et Euroopa riigid peavad Venemaa suhtes tugevama sõnumi andma. Mis see võiks olla? Ja selles etapis, kas see peaks siis hõlmama mingisugust sõjalist sõnumit, kui läbirääkimised ei toimi? No, paar asja oleksid minu nimekirja tipus. Esiteks kuulutada poliitikana, et see on Euroopa soovitud strateegiline lõppeesmärk. Et Ukraina suudab taastada oma piirid 1991 aastal rahvusvaheliselt kokkulepitud piirideni, mis on Ukraina suveräänne territoorium. Muutke see poliitikaks või strateegiaks ja siis saate välja töötada poliitikameetmeid, mis aitavad Ukrainal seda saavutada. Teiseks, lõpetage nende ebaseaduslike Vene varilaevastiku laevade lubamine, mis veavad sanktsioonide all olevat naftat läbi Läänemere. Lõpetage see. See nafta läheb Hiinasse ja Indiasse, Türgisse ning mõnesse teise riiki ning just see rahastab Venemaa sõda Ukraina vastu. Enamik sellest liigub läbi Läänemere. Osa liigub ka läbi Musta mere. See oleks midagi, mis avaldaks Venemaa võimele sõda jätkata kohest mõju. Hästi, erru läinud kindralleitnant Ben Hodges, aitäh, et liitusite meiega I24 News English kanalil, et seda teemat arutada. Aitäh selle privileegi eest. Vene president Vladimir Putin viibis täna Astanas, et pidada läbirääkimisi Kasahstani presidendi Kassym-Jomart Tokajeviga. Tervitustseremoonia ajal lendasid hävitajad ja maalisid taevasse Vene lipu värvid. Kuid suurem uudis on energia. Venemaa ja Kasahstan allkirjastasid kokkuleppe Kasahstani esimese tuumaelektrijaama ehitamiseks Balkashi järve lähedale. Kasahstan on juba maailma suurim uraanitootja, kuid on arutanud tuumaenergia kasutuselevõttu aastakümneid, eriti arvestades oma valusat ajalugu Nõukogude Liidu tuumakatsetustega. Kuigi projekti maksumuseks hinnatakse umbes $15 miljardit ja Venemaa rahastab väidetavalt umbes 85% ekspordikrediidi kaudu. Ütleb Kasahstan nüüd, et soovib aastaks 2035 saavutada 2,4 gigavatti tuumaelektri tootmisvõimsust.